Nõmmel on Kleeni loss, uus Nõmme turg, uhke spordikeskus ja kahtlematult kuulsaim koht on siin Sambla tänaval, kuhu on istutatud uus värske puu. Siin jällegi tänava sees kraater ja kohe istutame ka siia puu. Seisan metsa ja nurme nurga peal ja jällegi on tänava sees auk. Siia on istutatud mitte puu, vaid üks Saku Rocki purk ja krõpsupakk. Vaatame siin väga ahvatlevad teod juhuslikult siin Sambla tänaval ja vaatame, kas saame siit natukene süüa võib-olla. Võtame siit suvaliselt ühe Sambla tänava elaniku ja vaatame, et mis tal on öelda selle puu kohta. Tervist! Tere, tere! Teil alati siin Saaremaa viin käepärast niimoodi. Võtad ka lõuatäiele? No võib ju võtta. Teo peale. Teeme kohe ära. Näe, lase ka. Ma võtaks nüüd ise ka. Tervist! Tervist, jah. Aga siis kuidas hindate seda Sambla tänava puud? Mis puud? See kasvab ju keset tänavat. Kuule, tead, mul on siin nii kiire kogu aeg. Ma ei ole aega saanud siit aiast välja minna. Pole näinki. Mis siin kaasab puu või? Puu on keset tänavat. Soo, kuule, aga mul mootorsaag peaks maha võtma. Ai, seal on hoiatus siit peal, ei tohi ju. Võta veel üks. Arvad või? No ma ei tea. Arutame seda asja. Et meil kasvab siin puu keset tänavat või? Ei, see tuleks maha saagida, ma arvan. Ma võtan nüüd ise ka. Võtame sakoskad ka natukene. Jah, võta, need on meil siin head. Mul on veel seal ai. Ossa. Ega see haige... Ei, see ei ole haige tigu. Noh, ma võtan nüüd ise ka natuke. Natuke kehva olla. No mida oleme siis kokkuvõttes õppinud? Esiteks, kui tigu süüa tuleb võtta karbist välja, tuleks küpsetada ja siis panna küüslaugu võit peale, siis kõlbab. Toorelt täielik jama. Teiseks, siin on nii suured muudatused on Nõmmel. Täidetakse auke puudega, uued augud tekivad, uus turg, aga kohalik rahvas aina paneb pidu. Ja üks päev tuleb niisugune olukord, kui maailm ja kliima soojeneb, Nõmme muutub kapitaalselt. Nii et homne päev võib näidata seda, et Nõmme on hoopis selline. Ja rahvas istub, magab Saaremaa viin kaisus.